Räägime nimisõnast. Vene keeles существительное. Nimisõna vastab küsimusele kes mis ja vene keeles кто, что. Me jagame nimisõna kolmeks. Meil on olemas meessoost sõnad, meil on naissoost sõnad ja meil on kesksoost sõnad. Kõikidel sõnadel on olemas omad tunnused, mille järgi me nad ära tunneme. Tunnus on nimisõna viimane täht. Vaadates viimast tähte, näeb ära, mis soost on see sõna. Vaatame siis kõigepealt meessoost sõna. Meessoost sõna võib lõppeda kaashäälikuga, näiteks maltšik. Võib lõppeda i-kratkiga, näiteks papugai, tramvai, tšai. Või pehmendusmärgiga. Meessoost sõnadel on olemas ka erandid. Meie vaatleme 3 erandit. Nendeks on papa, dieduška ja djadja. Erandid on nad sellepärast, et nendel ei ole sõna lõpus tavapäraseid meessoost sõna tunnuseid, vaid on a ja ja. Naissoost sõnad on samamoodi tunnused lõpus. Tunnusteks on a, näiteks mama ja näiteks tjotja või pehmendusmärgiga sõna. Nii, ja meil on kesksoost sõnad. Siin me näeme, et on 2 tunnust. Esimene tunnus on o, näiteks akno ja je, näiteks moore. Ka siin on meil 2 erandit, millel ei ole tavapäraseid tunnuseid sõna lõpus. Imja, nimi ja vremja, aeg. Tulles tagasi meessoost sõna ja naissoost sõna 3. tunnuse juurde, siis võib tekkida küsimus. Mõlemal on pehmendusmärk lõpus. Millal ma tean, et sõna on meessoost või sõna on naissoost? Reeglit ühest ei ole. Selleks on kõige parem võtta sõnaraamat ja vaadata sealt, sest sõnaraamat ütleb alati ära, mis soost on mingisugune nimisõna.